Tere ka minu poolt. Mul on hästi hea meel siin majas olla, sellepärast et enne kui mina alustasin oma sellist enda asja karjääri, siis ma töötasin siin 15. korrusel privaatpanganduses. Et nagu ringiga tagasi. Aga mina läksin ülikooli õppima ettevõtlust, sest ma teadsin alati, et ma ei tahaks teha seda 9–5 palgatööd või ma tahaks teha mingit enda asja. Aga mul polnud õrna aimugi, mis asi võiks olla, et mul ei tulnud nagu sellist meeletult head ideed või mõtet ja ma proovisin mingit ühte asja teha ja teist asja teha, sest keegi teine tegi ja tal läks selles hästi või siis ma mõtlesin, et okei, ma teaks piisavalt palju sellest, ma saaks sellega hakkama, aga ma sain aru, et kui mul ei ole nagu endal sellist passionit selle asja vastu, et seda teha, siis tegelikult ega see nagu kaugele ei vii ja mingi hetk see lihtsalt ei viitsi sellega enam tegeleda. Ja siis ma alustasin blogiga tegelikult täiesti nagu juhuse läbi tänu sellele, et mul mitmed sõbrannad, see oli see aeg, kui nagu Facebook oli veel selline populaarne, et kui ma panin mingi pildi endast üles, siis nad tahtsid teada, mis mul seal seljas on või nagu küsisid selliseid asju ja siis nemad soovitasid, et äkka kuskile paneme oma pilte üles ja kirjutasin sinna juurde, et me ei peaks sult nagu iga kord eraldi seda küsima. Ja siis ma hakkasin seda niimoodi hobi korras tegema. Ja see oligi mulle hobi ja selles suhtes, kui sa võtad seda, ükskõik millega sa tegeled, kui sa võtad seda hobina, siis see ei saa sulle kunagi nagu töö olla või tasu tuua. Aga 2015. aasta alguses me kolisime perega Saksamaale elama. Ja mul ei olnud seal tööd. Mu laps oli siis 3-aastaseks just saanud, et tal ei olnud ka lasteaeda ja mul ei olnud võimalik kuskile minna või midagi teha. Ma olin üksi võõras linnas põhimõtteliselt, sest me ei teadnud sealt mitte kedagi, kui me sinna kolisime. Ja ma pidin lihtsalt olema kodus, sest ma ei saanud minna tööle. Ja siis ma mõtlesin, et nagu teeks siis sellest blogist oma töö. Et esiteks Saksamaa on piltide mõttes tunduvalt ilusam ja mitmekülgsem koht, kus teha, pluss ilma poolest on nagu lihtsam see. Ja seal oli see valdkond väga palju rohkem arenenud, et seal olid ikkagi agentuurid, kes vahendavad, kes esindavad, kes üldse nagu toetavad või nagu sellist ringkonda oli rohkem ja neid inimesi oli rohkem ja ka ütleme, ettevõtetel oli rohkem huvi tehagi koostööd siis blogijate ja selliste inimestega. Ja see oli ka see aeg, kui ma vist alustasin oma Instagramiga. Ja siis ma hakkasin sellega nagu niimoodi hoogsalt tegelema ja siis ma sain aru, et kui ma nagu võtan seda nüüd tööna, siis mul on hästi oluline, et mul oleks kindel bränd, et ma pean ise olema bränd, et ma pean võtma ennast kui ettevõtet, mitte ennast kui inimest ja ma mõtlesin endale väga selgelt lahti, mis see minu bränd siis on, et mida ma esindan, kes ma olen, mille eest ma seisan, ka sinna välja, et nagu kellega ma teen koostööd või milline ma tahan, et minu see kuvand oleks, et tegelikult kui sa oledki nagu isikubränd või isikuna, et siis see ei erine sugugi sellest, kui sul on mingi toode või mingi teenus, et see peab olema ikkagi väga selgelt lahti mõeldud, kes sa tahad olla. Võib-olla selle vahega, et see on kohati nagu keerulisem, sest kui sul on näiteks mingit toodet müüd või mingit teenust, siis tegelikult ei ole vahet, kes su klient on, et peaasi, et nagu keegi ostab ja raha tuleb, aga kui sa oled nagu isikuna bränd, siis ma ei saa seda mõelda, et ükskõik, kes mu klient on või kes mu koostööpartner on, sest ta peab ikkagi väga hästi sobima ja ühtima tema vaated minu vaadetega, sest et kõige tähtsam asi, ütleme, selle isikubrändi juures ongi see nagu autentsus või see, kes sa oled, et loomulikult oleks väga lihtne teha kõigiga koostööd ja teenida väga palju raha, aga kui siis sa nagu kaod sealt ise tagant ära või see on nagu nii läbi nähtav, et sa läbi enda siis reklaamid kõike, mis võib-olla ei käi sinu põhimõtetega kokku, siis tõenäoliselt seda nagu kauaks ei jätku. Igal juhul siis ma hakkasin seal Saksamaal nagu tõsisemalt võtma seda asja, ma mõtlesin välja läbi kõik oma selle brändingu ja ma hakkasin tõesti nagu panustama eelkõige siis sellel hetkel veel blogisse, aga see vaikselt hakkas mul nagu jääma tahaplaanile, et ma hakkasin rohkem nagu seda sotsiaalmeedia tõusu ära kasutama. Ja mul õnnestus tänu sellele, et see
see, kus ma olin, on ikkagi palju maailma mõttes palju selline arvestatum keskkond ja palju suurem keskkond ja seal on palju rohkem inimesi, et mul õnnestus nagu väga kiiresti täiesti märgatavalt kasvatada seda ja saada ka oma esimesed sellised suuremad koostööd. Ma mäletan siiamaani üks esimene riidefirma, kes tegi minuga koostööd ja ta tegigi nagu, mina olin harjunud sinnamaani sellega, et kui mul palutakse näiteks üks postitus teha ja ma saan mingid riided vastu, mis ei ole ju tegelikult mingisugune tasu, aga tänapäeval seda siiamaani püütakse väga palju teha. Aga see oli minu jaoks nagu suur asi ja siis minu poole pöördus üks bränd, kes tahtis teha minuga kohe nagu pooleaastase lepingu ja nagu minu jaoks väga suure summa eest. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et tegelikult et sellel valdkonnal või sellel asjal on turgu. Ja siis niimoodi ma hakkasingi toimetama, et nende aastatega järjest rohkem on saanud nagu suuremaks mulle just, ütleme, see sotsiaalmeedia pool, väiksemaks jäänud see blogi tähtsus, sest et lihtsalt turud või olukorrad muutuvad, inimesed ei külasta enam nii väga blogisid ja see ei ole nagu nii oluline, et kõik tahavad kõik infot saada väga kiiresti. Oluline on olla pildis seal, kus on nagu vaatajad või kus on sihtgrupp ja siis lihtsalt kohandada vastavalt sellele. Et mina ka niimoodi vaatan kogu aeg neid trende ja liigun sellega kaasa selles suhtes, et ega ma tean seda, et see, ütleme, blogimine ei ole nagu niisugune pikaajaline töö, et mingi hetk see saab läbi, ma ei saa seda teha eluaeg, et ma ei ole mingi 50-aastane blogija, on ju. Et paratamatult see muutub ja sa peadki nagu kohandama ja liikuma kaasa sellega. Aga tänu sellele, et ma olen seda nagu aastaid üles ehitanud, siis tulevadki erinevad uued võimalused läbi selle, kui sa oledki nagu isikuna bränd, et kus kutsutakse näiteks osalema erinevates projektides, mis ei ole kuidagi seotud minu platvormiga, minu blogiga või minu kanalitega, aga mis tulevad tänu sellele, et selles suhtes ma näen küll, et see isikubrändindus on väga nagu oluline, kui see on väga selgelt läbi mõeldud ja väga pikaajaliselt on kogu aeg nagu stabiilne ja see on äratuntav, et sa avab palju muid võimalusi, mingeid muid asju teha, et minu, ütleme, et igapäevased tööd, et tegemised on ka väga kaugele liikunud sellest blogimaailmast, millega ma tegelikult ju alustasin, et praegusel hetkel ongi rohkem erinevaid projekte, mis ma teen täiesti nii-öelda kaadri taga, et kus mina ei ole ise kuidagi pildis, aga ma annan nõu ja aitan erinevatel Eesti ja välismaa ettevõtetel näiteks nende sellist brändingut üles ehitada, nende sotsiaalmeedia seda väljanägemist kujundada ja kõike seda, et mis on niisugune minule ka sellest suhtes tore, et alati, kui tuleb mingi uus võimalus või uus külg, kuidas seda tööd teha, et see on ka vaheldusrikas, sest et see töö, mida mina teen, on tegelikult väga, ütleme, üksildane töö, sest enamus aega ma ikkagi istun üksi kodus arvuti taga ja teen tööd, on ju, kas ma siis töötlen pilte või kirjutan tekste või midagi teen, et ta ei ole, saadan meile enamus aega, et ta ei ole nagu ta ei ole nii glamuurne võib-olla, kui ta paistab kaugelt vaadates, et sa ei tee muud, kui käid üritustel ja saad kingipakke ja tegelikult, okei, tore on küll kingitusi saada, aga kingitusega sa ikkagi arved ei maksa ja ära ei ela, et tegelikult sa pead ikkagi tööd tegema, et sa saaksid tasu selle eest, mis sa teed. Ja jah, selline see igapäevane elu on, et loomulikult, mis ma olen õppinud, et tegelikult sul läheb täpselt nii hästi, kui palju sa ise tööd teed. Et kunagi ei ole, kui sa midagi väga tahad saada, siis see vastus tuleb ja sa pead lihtsalt andma endast nagu maksimumi, et kui sa tahad näiteks kui sul on mingi idee või sa tahad mingi asjaga koostada, siis järelikult sa ei ole nagu piisavalt palju erinevaid variante proovinud, kuidas seda teha. Et sa annad nagu liiga kergesti alla, et näiteks kunagi, kui ma alustasin rohkem sellist reisimise elustiili postituste tegemist ja ma ei mäleta, kuhu ma läksin reisile, aga ma tahtsin mõne hotelliga koostööd teha.
et mina kirjutan neist ja siis selle eest mina saaksin seal hotellis siis tasuta ööbida selle aja, kui ma seal reisil olen. Ja see ei ole nii, et sa saadad 10 meili ja sul tuleb vastus. Ma saatsin ikka vahel 500 meili ja see võtab ikka väga mitu päeva aega, et kõik need hotellid läbi kammida, leida nende PR-kontaktid ja saata need kirjad ja teha, aga see on võimalik, see lihtsalt oleneb sellest, kui palju sa ise tahad seda teha või kirjutada või vaeva näha, et kui palju aega sa sinna panustad. Ja kuna see on selline mitte niivõrd arenenud selline, ma ütleks, eluala, elukutse veel Eestis, nüüd ta läheb juba rohkem populaarsemaks ja aktsepteeritumaks, aga loomulikult eks ma ka ise õpin läbi aastate, et varasemalt on ikka palju tulnud ka ette olukordi, kus mind lihtsalt kasutatakse ära selles suhtes, et sa teed enda poolt töö, sa teed enda poolt kõik, aga lihtsalt siis sulle ei maksta tasu. Näiteks sa pead sellega arvestama, kui sa üksi tegeled ja sa ei olegi palgatööl ja sa ise teed, et sa saaksid ikkagi iga kuu saaksid oma tasu kätte, et kui palju sa pead siis selleks tööd tegema, et sa pead arvestama, et see ei ole nii, et ükskõik mis äriideega te alustate, et eks see ongi kõvasti tööd ja sa peadki sa ei saa olla kindel sellel, et sul tuleb palka, et sa pead alati palju endast sisse andma, enne kui sealt midagi tagasi tuleb. Aga jah, ma ei teagi, mis ma oskaks lisada. Äkki teile mingi küsimus, siis ma tean täpsemalt, millest veel rääkida. Jah, mul on oma ettevõtte läbi, mille ma teen seda, et see on mul juba 5-6 aastat, ma arvan. Et üldiselt jah, ma teen ju koostööd ettevõtetega, et nad saaks mulle anda, ma ei tea, kinkekaardi või midagi, aga selles sa ära ei ela, et ta ikkagi käib läbi ettevõtete enamusjuhtudel siiski, kui on suuremad pikaajalisemad koostööd, siis on ikkagi lepingud ja kõik niimoodi, et lihtsalt sellised kokkulepped muud moodi väga ei toimi. Ma küsiksin, siin olen. Okay. Et sa rääkisid, et sina ise oled kui bränd, et kust läheb see piir, et kui sa oled sina ja kui sa oled see bränd, et kus sinu jaoks läheb see piir, et nüüd sa oled tööl, et kuna sa ise oledki su töö põhimõtteliselt, et millal see siis ei ole või kas sa tunned vahel, et sa tahad, et sa ei taha enam olla see bränd ja tahad olla sina ise tavaline inimene nii-öelda? No tegelikult ma ütleks 24/7 tööl selles suhtes, et ma ei saa öelda nüüd, et mul saab tööpäev läbi ja kui ma ma ei tea, käitun kuidagi teistmoodi õhtul, et ma ei saa seda endale lubada ikkagi, et ma pean olema mina ise kogu aeg, aga selles suhtes ongi hästi oluline, et sa olekski läbinähtav ja sa olekski see, kes sa oled. Aga eks ta on selles suhtes kohati selline tänamatu töö, et see maailma mõttes see valdkond, milles ma tegelen, on ikkagi väga suure konkurentsiga ja kui sa ise ei ole kogu aeg pildis ja kui sa ise ei ole kogu aeg väga aktiivne, siis on keegi teine, kes teeb sinust palju rohkem tööd ja ta tõenäoliselt saab ka siis need ma ei tea, koostööd või need asjad endale sinu eest, et jah, vahel ma tahaks küll võtta, ütleme, nädal puhkust, nii et ma ei peaks avama telefoni ja vaatama ja tegema, aga ma ei saa seda, et ma vaatan lihtsalt, et ma oleks mingi aja tagant, oleks minu poolt, ütleme, need postitused ja asjad üleval, et ma olen kogu aeg olemas, aga lihtsalt ma ei ole võib-olla, ei veeda ise nii palju aega selle sees. Aga kui sa saaksid seda kõike uuesti teha algusest peale, kas sa teeksid seda? Ma arvan küll, selles suhtes, et see on väga tore olnud. Ma ei oleks oodanud, kui ma alustasin kunagi blogiga, et sellest midagi sellist võib välja sündida. Ja eriti kuna mulle lihtsalt üldse ei sobinud see 9-5 tööl käimine, et ma nii tahtsin ise oma aega planeerida ja seda, et ma võin teha tööd ükskõik kust, et mul on tegelikult vaja ainult arvutit ja kaamerat ja see ei oma üldse tähtsust, kus ma olen. Et mulle see variant sobib, et kui ma tahan minna kuskile homme reisile, et ma saan minna, lihtsalt ma teen seal tööd, aga ma saan olla teises keskkonnas, et ma planeerin oma aega ise, mis on
mis on minu jaoks hästi suur väärtus ja selle tõttu, eriti kui väikse lapse kõrvalt on see ikkagi tunduvalt lihtsam. Ma ei kujuta ette, kuidas ma suudaks teda praegu kõikidesse trennidesse, eelkoolidesse ära sõidutada, kui ma peaksin olema tegelikult kontoris tööl kogu aeg, et selles suhtes ma teeksin teatud asjad teistmoodi kindlasti. Kui ma näeks ette tulevikku, ma teaksin, et kui tähtsaks võib-olla mingi sotsiaalmeedia kasvab, ma oleks väga palju panustanud alguses sinna, mitte mujale, aga tuleb võtta maksimumi sellest, mis on. Jah. Kas sa investeerid oma raha kuskile mujale ka, et nagu endast sõltuvalt sissetulekut teenida? Ja ma väga aktiivselt investeerisin, ma ei oska öelda, mis aastad need olid, aga aktsiatesse ja kinnisvarasse ja isegi valuutasse. Aga siis, kui me elasime Saksamaal, siis Saksamaa elu on väga kallis ja mingi hetk läks väga raskeks ja me väga paljud oma investeeringud pidime välja võtma, et lihtsalt toime tulla seal. Et nüüd me oleme nagu teatud investeeringud järgi, aga me võtame seda nagu niimoodi rahulikumalt. Aga ikkagi jah, et ma pean ikkagi arvestama, ma ei tea kunagi, iga kuu on väga erinev, et perioodid on väga erinevad, nii ütleme selles moevaldkonnas kui üleüldse, et kuna minu tööd ja tegemused sõltuvad ikkagi teistest ettevõtetest, kui palju nad tahavad siis sellel hetkel endale reklaami teha põhimõtteliselt, et ikkagi peab olema mingi selline puhver. Ja? Mitmetunnised töönädalad siis on? No minu päev üldiselt hakkab niimoodi pihta, et kui ma hommikul ärkan, viin lapse lasteaeda, siis ma tulen koju, siis ma hakkan tööle. Ja siis ma püüan oma kõik tööasjad jõuda ära teha selleks hetkeks, kuni ma siis pean õhtuseid toimetusi hakkama tegema, aga tegelikult ma pean olema ka paar tundi õhtul kindlasti nagu nii-öelda aktiivne või toimetama, sest et ma pean olema sellel hetkel olemas, kui on tavainimesed, kes tulevad töölt ja on olemas, et pluss siis nädalavahetused, et seda on niimoodi raske öelda. Aga kas ei ole siis võrreldav see 9-5? Jaa, on küll, selles suhtes küll, et ma ikkagi teen ju tööd esmaspäevast reedeni 9-5, aga mulle nagu sobib see variant rohkem, et ma teen seda endale. Et ma tean, et see kõik sõltub minust, mitte et ma nagu raban hästi palju, aga tegelikult kasumi võtab keegi teine. Et see oli mulle nagu kõige raskem asi, millega toime tulla ja see oli põhiline põhjus, miks ma tahtsin üldse midagi teha, lihtsalt ma ei teadnud, mida teha. Sa tunned vahest, et sul inspiratsioon saab otsa, et Instagram eeldab, et tuleb hästi palju nagu sinna materjali panna, see ei pea olema nagu tekst, see peab olema ka pildi pool, et mis siis teeb, kui sul inspiratsioon saab otsa? Saab ikka otsa ja tüdimus tuleb ka väga palju peale. Et on hetki, kus ma ei taha üldse seda teha ja ma ei taha nagu olla pildis ja ma lihtsalt ei jõua või kui sa näed, et sa annad endast nii palju, aga sul on järjest tulnud mingeid selliseid olukordi, kus ma ei tea, koostööpartner ei pea kokkulepetest kinni või nagu hästi palju selliseid tagasilööke tagasi või siis sa sõltud näiteks Instagrami algoritmist on ju ja sa teed tööd ja vaeva ja ka sa ei jõua mitte kellenegi ja sellel ei ole mingit tulemust, et siis on küll selline surnud ring nagu, et ei taha seal olla, ei taha seda teha. Aga tavaliselt sellistel hetkedel, kus ma teen ikkagi edasi seda ja mul on mingisugune mõte või mingi keegi olnud, et mida ma tahaks teha väga või kellega ma tahaksin väga koostööd teha, siis sellistel hetkedel tavaliselt tuleb kuidagi ringiga tuleb see minuni tagasi. Et see annab nagu jälle sükse uue energia midagi teha. On veel kellelgi küsimusi? Jah. Ma ei tea küll niimoodi, eks need tuleb ju kogu aeg, aga kunagi ei tea midagi, mis võib suureks minna, et tegelikult jutud räägivad, et kuna Facebook on, Instagram on nii Facebook juba, et seal on võimatu kellenegi jõuda, kui sa ei maksa palju raha neile, siis räägitakse, et tuleb, aga üldiselt mina arvan, et see läheb ikkagi, inimesed lähevad järjest mugavamaks, neil on oma aeg järjest rohkem, et see läheb kõik nagu hääle peale, et tegelikult on ju väga populaarsed kõiksugu podcastid. Et ma arvan, et see liigub rohkem sinna maailma. Aga aitäh Kristjanale ja
ma arvan, et teeme väikse 5-minutilise pausi, enne kui me alustame pitch imistega. Et siis tulge siia tagasi varsti.